Tere tulemast SmartCapi fondide administreerimise teenuse hanke infotunnile. Tänase hanke infotunnis anname ülevaate fondide administreerimise hankest. Ja anname ka ühtlasi teada, et see esitlusettekanne on selgitav ja informatiivne materjal. Ning kui teil on detailsemaid küsimusi riigihanke alusdokumentide kohta, siis need tuleb esitada meile kõik riigihangete registri kaudu. Samuti anname teada, et salvestame selle infotunni ja peale infotunni toimumist lisame selle info ka riigihangete registrisse. Lühike ülevaade SmartCapist kui hankijast. SmartCap on Finantsinspektsioonis registreeritud fondivalitseja ja me valitseme 2 lepingulist kinnist alternatiivfondi, SmartCap Venture Capital Fund ja SmartCap Green Fund, mis tähendab, et SmartCap toimetab väga regulatiivses keskkonnas ning vajame endale professionaalsed partnerid, kes aitaks meil fondi administreerimise teenust osutada. Mida SmartCapis teeme? Panustame Eesti kapitalituru arendamisse. Kapitaliturul võib arendamist vajada erinevad elemendid ja meie roll siis turul on omada pikka vaadet, olla ka pikaajalise kapitali pakkuja eelkõige fondidele, aga läbi SmartCap Green Fundi ettevõtetele. Samamoodi kaardistame ja tuvastame turul neid kohti, kus täna turg ideaalselt veel ei toimi ning mõtleme välja uusi investeerimislahendusi ning oleme valmis investeerima kõikides majandustsüklites ning lähtume oma investeeringutes hästi turupõhisest praktikast. Ja tänase hanke eesmärk, mida välja oleme kuulutanud ja mille raames endale partnerit otsime, sisuks ongi fondide administreerimise teenuse osutamine. Meie maailmas reguleerib meie tegevust investeerimisfondide seadus, siin slaidil on sellele viide IFS, mille paragrahv 305 lõige 5 kirjeldab ära, mida tähendab fondide administreerimise teenus seaduse mõistes. Ja sellesse hankesse oleme siis teenusena kirjeldanud ära 3 peamist suurt elementi, milleks on fondide vara arvestuse pidamine ja vara valitsemisega seotud arvelduste korraldamine, mis siis tähendab seda, et fondi raamatupidamine peab olema teostatud vastavalt IFRS EU kirjeldatule. Kui fondide kontodel on vajalik teha tehinguid, siis see on toiming, mida teeb fondi administraator vastavalt meiepoolsele korraldusele. Kuna fondidel on auditeerimiskohustus, siis iga-aastaselt koostatakse fondidele auditeeritud aruanne. Siinkohal on oluline märkida, et auditeeritud raamatupidamise aruannet fondi administraator kokku ei pane, küll aga on või võib olla vajalik vastata audiitori järelpärimistele ning oluline on saada fondi administraatorilt sisendid nii poolaasta kui ka aastaaruande koostamiseks. Teine osa tööst on seotud siis fondide vara hindamise ja puhasväärtusega. SmartCapis on kehtestatud fondi vara puhasväärtuse määramise reeglid, mis tähendab, et erinevatele varaklassidele kehtivad erinevad reeglid, mille alusel fondi vara väärtus määratletakse ning meie fondide puhul on määratud siis kvartaalne samm vara hindamiseks, mis tähendab, et fondi administraatori kohustuseks on vastavalt sisereeglitele ja vara hindamise üldpõhimõtetele koostada kvartaalsed aruanded, mis siis sisaldab fondi vara kõiki positsioone, et lisaks sellele, et fondi vara on rahas, võib olla fondi vara investeeritud kas investeerimisfondide osakutesse või võib ta olla ka otse ettevõtetes, nii et erinevat tüüpi varaga on seal tegemist. Fondide vara info tuleb esitada ka Finantsinspektsioonile ning osa sellest tööst on siis seotud ka sellega, et lisaks sellele, et see fondivara raport esitatakse meile kui fondivalitsejale, tuleb see esitada ka
läbi Finantsinspektsiooni spetsiaalse aruandluskeskkonnaga Finantsinspektsioonile. Ja loomulikult on oluline alati kõiksuguste selliste toimingute juures fondidega seotud dokumentide säilitamine ehk et kõik see info, mis meie esitame fondi administraatorile teenuse osutamiseks, tuleb ka säilitada fondi administraatori poolt. Ja nüüd ma hetkeks katkestan, lõpetan oma ekraani jagamise ja Merilin saab siit juba edasi rääkida. Tere ka minu poolt. Mina olen Merilin Laager ja mina tutvustan teile siis hanke alusdokumentides kirjas olevat infot. Eelkõige siis hankelepingut, seda perioodi, nõudeid pakkujale ja pakkumisele ja hindamiskriteeriumeid. Et lepingu tähtajaks on siis 25 kuud. Oluline on juhtida tähelepanu, et teenust ennast osutatakse 24 kuud ehk siis 6 kvartalit ja juhul, kui meie oleme ette näinud, et teenust alustatakse 1. juulil 2023, kui mingil põhjusel sõlmitakse leping peale 1. juulit, siis teenuse osutamine algab käesoleva aasta jooksul järgmise kvartali 1. kuupäevast. Ja 25. kuu selles teenuse osutamises on ette nähtud selleks, et teenuse osutaja saaks siis üle anda tellijale aruanded, raportid ja dokumentatsiooni, mis on siis korrastatud ja võimalik üle anda lõplikult tellijale. Ja hindamiskriteeriumite osas oleme seadnud ainult ühe hindamiskriteeriumi ja selleks on pakkumuse kogumaksumus ilma käibemaksuta. Edukaks pakkumuseks on madalama kogumaksumusega pakkumus ja hindamiskriteeriumite osas ja maksumuse osas palume siis täita vormil 2 helekollased väljad ja esitada vorm 2 pakkumuse juures. Edasi läheme siis kvalifitseerimistingimuste juurde ja siinkohal tahaksin tähelepanu juhtida, et referentslepingud ei ole ainuke kvalifitseerimistingimus, aga see on tingimus, millest sooviksime siin infotunnis lähemalt rääkida. Referentslepingute osas oleme seadnud tingimuseks, et teenust on varasemalt osutatud siis vähemalt 2 fondile, ühele siis 12 kuud katkematult ja teisele 24 kuud katkematult. Ja periood on siis 36 kuud enne käesoleva hanke algamist. Kui me räägime fondidest, siis peame silmas siinkohal juriidilisi isikuid või varakogumit, millesse on kaasatud investorite kapital eesmärgiga seda siis investorite kasuks ja ühistes huvides investeerida. Täpsemalt palume fondide osas lähemalt vaadata pakkumuskutse punkti 4.3, kus on siis välja toodud nõuded fondidele ja nende koosseisule. Pakkuja vastavustingimuste osas on oluline välja tuua pakkuja meeskonnale seotud vastavustingimus, milleks on siis see, et meeskonnas peab olema 1 spetsialist. Pakkumus, milles on välja toodud rohkem kui 1 spetsialist, lükatakse tagasi. Spetsialisti osas hindame me kogemust ja meie jaoks on kõige olulisem siis näha seda, et
vastav spetsialist on olnud vastutavas rollis puhasväärtuse arvutamise eest, fondide puhasväärtuse arvutamise eest. Ja periood, mille jooksul kogemus peab olema omandatud, on alates 1. jaanuarist 2018 kuni käesoleva hanke alguseni. Ja siis vastava spetsialisti CV palume esitada vormil 3. Siin on siis vormid, millele olen viidanud. Ühispakkumuse volikiri on vormil 1 täiendavalt ja ülejäänud dokumentatsioon siis on täidetav riigihangete registris. Juhul, kui tuginetakse teise ettevõtja vahenditele, tuleb siis esitada kõikide poolte allkirjastatud vastav nõusolek selleks. Ja hankeprotsessi ülevaate osas oleme välja toonud siin viitenumbri. Juhime veel kord tähelepanu sellele, et kogu teabevahetus toimub ainult registri vahendusel. Pakkumused peavad olema jõus 3 kuud ja pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. mai kell 11. Ja siis aitäh ka minu poolt.